Tervist! Antud videos räägin ma teist tüüpi diabeedist, mida nimetatakse ka täiskasvanu ea diabeediks ja mis on krooniline ainevahetushaigus, mida iseloomustab keha võimetus efektiivselt kasutada insuliini, mis viib omakorda veresuhkru taseme tõusuni. See on kõige levinum diabeeditüüp, moodustades umbes 90–95% kõikidest juhtudest. Kui varem diagnoositi teist tüüpi diabeeti peamiselt inimestel alates 40. eluaastast, siis viimasel ajal leitakse seda aina enam ka noorematel inimestel ja isegi lastel. Maailmas põeb teist tüüpi diabeeti hinnanguliselt 537 miljonit inimest ja Eestis elab diabeediga, millest valdav enamik on teist tüüpi diabeet hinnanguliselt umbes 9–10% elanikkonnast. Seega tegemist on väga tõsise ja pidevalt süveneva probleemiga nii meil kui mujal. Ma ütlen kohe ära, et ega diabeeti meie praeguste teadmiste juures lõplikult välja ravida ei saa, mistõttu räägin ma ka tänase video pealkirjas ja tegelikult ka selle sisus diabeedi kontrolli all hoidmisest. Ehk siis ma tutvustan sulle 3 lihtsat ja tõhusat viisi, kuidas sa saad teist tüüpi diabeedi teket ja süvenemist ära hoida ja parimal juhul ka juba tekkinud diabeeti tagasi pöörata, kas siis organismi diabeedieelseks seisundiks või siis diabeedieelse seisundieelseks seisundiks. Pikemalt jahumata toon ma välja esimese ja tegelikult kohe kõige olulisema viisi hoidmaks diabeeti eemal või kontrolli all ja see on füüsiline aktiivsus. Meil on kümnete kaupa väga heal tasemel teadusuuringuid, mis näitavad üheselt, et nii aeroobne treening kui ka lihastreening on väga tõhusad meetodid vähendamaks teist tüüpi diabeedi tekke riski ja hoidmaks seda ka kontrolli all, kui see haigus on juba tekkinud. Kusjuures, ja see on väga tähtis ja seepärast ma tahaksin seda eraldi toonitada, oluline on teha nii aeroobset treeningut, ehk siis käia regulaarselt jooksmas või kõndimas või rattaga sõitmas või ujumas või midagi sarnast. Ja samamoodi regulaarselt vähemalt 2 korda nädalas külastada jõusaali ja teha seal korralike raskustega vähemalt tunni aja jooksul treeningut kõigile suurematele lihasgruppidele. Kui rääkida eraldi lihastreeningust, siis on eraldi uuritud ka seda, milline lihastreening on diabeedi riski alandamiseks kõige efektiivsem ja tulemus on, oleme ausad, üsna vähe üllatuslik. Ehk siis selleks, et sa saaksid lihastreeningust antud teema kontekstis maksimaalset kasu, peaksid sa tegema seda suurte raskustega, regulaarselt, intensiivselt ja vähemalt 2 korda nädalas ning su treeningmaht peab olema vähemalt mõõdukas, ent eelistatavalt suur. Aga samas ma tahaksin toonitada, et ükskõik kui palju või vähe sa lihastreeningut teed, kasu on sellest antud teema video sisu kontekstis nii või teisiti. Aga läheme teise meetodi juurde ja see teine meetod on süsivesikuvaene dieet. Kõigepealt lepime selles kokku, et dieet ei tähenda seda, mida see tavaliselt enamike inimeste jaoks tähendab, ehk siis lühikese aja jooksul mingit väga radikaalset ja ajutist toitumist, näiteks banaanikoorte söömist või puukoore lakkumist, vaid tähendab seda, mille me saame tulemuseks, kui me lööme sõna dieet sisse võõrsõnastikku ehk siis tervislikku toitumisviisi või ettekirjutatud toitumiskorda. Teisisõnu, dieet ei ole miski, mida sa teed paar päeva või paar nädalat või paar kuud. Dieet on selline toitumisviis, mida sa järgid aastaid ja parimal juhul, kui su dieet on tervislik ja mõistlikult valitud, kuni oma väga pika täisväärtusliku elu lõpuni. Kui me siin juba sõnade ja väljenditega mängime, siis võiks süsivesikute vaest dieeti antud teemaga seotult nimetada ka ketogeenseks või ketodieediks. Ja ma siis mõtlesin, et ma nimetan seda vaheldumisi kord üheks ja siis teiseks, peamiselt selleks, et mul ei hakkaks igav. Aga sa tead siis, et tegelikult me räägime ikkagi samast asjast, olenemata sellest, kuidas me seda nimetame. Ja nii või teisiti, rääkides süsivesikute vaese või ketodieedi positiivsest mõjust teist tüüpi diabeedile, toon ma välja ühe väga heal tasemel teadustöö, mille käigus leiti 262 vabatahtlikku, kellel oli juba diagnoositud teist tüüpi diabeet ja kes tarvitasid erinevaid ravimeid ja süstisid insuliini
ja viidi nad aastaks üle süsivesikute vaesele dieedile, mis tähendab, et nad said süsivesikutest vaid keskmiselt alla 10% oma igapäevastest kaloritest. Kui see 10% päevastest kaloritest sulle mitte midagi ei ütle, siis ma võin võrdluseks välja tuua, et keskmine inimene saab tänapäeval süsivesikutest kätte umbes 30–60% oma igapäevastest kaloritest. Ehk siis antud uuringu raames vähendati süsivesikute tarbimist oluliselt. Menüüst tõmmati konkreetselt maha kõik suhkruid sisaldavad ja töödeldud toiduained ja see kuni 10% süsivesikuid on tegelikult see kogus, mis sisaldub loomulikult süsivesiku vaestes toiduainetes. Teadlased uurisid ketodieedi mõju erinevatele diabeediga seotud markeritele ja kui sa tahad uuringu tulemusi kogu oma ilus ja detailsuses näha, siis ma panen viide uuringule jutukasti alla. Aga meie vaatleme siin ainult ühte väga laialdaselt kasutatavat markerit nimega HbA1c ehk siis glükohemoglobiini, mille sisaldus veres on otseselt seotud glükoosi taseme ja punavererakkude elueaga ja näitab keskmist veresuhkru väärtust viimase 2–3 kuu jooksul. Lihtsalt öeldes näitab selle markeri tase ära, kas sa oled terve, kas sul on diabeedieelne seisund või on sul juba välja kujunenud diabeet. Täpsed piirnormid on riigiti ja regiooniti natukene erinevad, aga üldiselt on laiem konsensus see, et kui su vastav näitaja on väiksem kui 6,0, siis sul diabeedi riski ei ole. Kui see on vahemikus 6,0–6,4, siis on sul prediabeet ehk siis diabeedieelne seisund ja kui see on vähemalt 6,5, siis on sul juba diabeet. Uuringu alguses oli katses osalejatel see näitaja keskmiselt 7,6 ehk siis neil oli väga tõsine diabeet ja nad neelasid elus püsimiseks peotäite kaupa ravimeid ja süstisid insuliini. Pärast seda, kui nad olid olnud aasta jooksul süsivesikute vaesel dieedil, langes nende keskmine vastav näitaja tasemeni 6,3, mis on siis, nagu ma juba ütlesin, prediabeedi tase. Lisaks kaotasid nad aastaga 12% oma kehakaalust, vähendasid oluliselt ravimite tarvitamist ja lõpetasid selle mõnedel juhtudel täielikult. Päris muljetavaldav on see, et 94% neist, kes kasutasid enne ketoperioodi insuliini, kas vähendasid selle süstimist või lõpetasid insuliini süstimise täielikult. Ja täiesti vapustav on see, et väike osa uuringus osalejatest, kellel oli varem diagnoositud diabeet, viisid oma vastava markeri näitaja isegi alla 6,0 ehk siis normaalsele tasemele. Sama seltskonna terviseandmeid vaadeldi ka 5 aasta pärast siis esimese perioodi algust ja selgus, et ligikaudu kolmandik esialgses katses osalejatest oli säilitanud oma positiivseid tervisenäitajaid. Ehk siis me saame tegelikult öelda, et kui sa võtad oma toitumise korralikult käsile ja vähendad tarbitavate süsivesikute kogust, siis on sellel pikaajalised ja positiivsed mõjud. Kolmas oluline teema seoses diabeedi riski vähendamisega tuleb tõenäoliselt paljudele üllatusena, sest see on soolestiku mikrobioom. Ehk siis teisisõnu öeldes, kui erinevad ja millised bakterid elavad sinu soolestikus. Üsna värskelt on näiteks välja tulnud teadustöö, milles võrreldi enam kui 8000 erinevates riikides ja piirkondades elava inimese soolestikus tegutsevaid baktereid ja teisi mikroorganisme. Ja avastati, et teatud bakterite suurem osakaal, teatud bakteritüved ja huvitaval kombel ka teatud bakteriofaagid ehk bakteriviirused on seotud suurema prediabeedi ja teist tüüpi diabeedi esinemise tõenäosusega. Ja natuke varasemas aastast 2021 pärinevas teadustöös leiti, et meie soolestiku mikrobiomi eripärad mõjutavad suuresti glükoosi ainevahetust, sooleseina läbilaskvust ja põletikulisi protsesse ja seega ka teist tüüpi diabeedi tekkeriski. Sarnaseid uuringuid on tegelikult veel ja nad kõik näitavad selgelt ses suunas, et meie soolestiku mikrobioom mängib meie diabeedi riskis seni arvatust palju suuremat rolli. Minu jaoks on võib-olla üks kõige üllatavamaid antud valdkonda puudutavaid leide see,
et kui laps sünnib keisrilõikega, siis on tal võrrelduna nende lastega, kes tulevad ilmale loomulikul moel, 46% kõrgem risk haigestuda tulevases elus teist tüüpi diabeeti. Ja selle üheks ja võib-olla, et peamiseks põhjuseks on see, et keisrilõikega sündinu ei puutu ilmale tulles kokku ema sünnikanalite mikroobidega ja seetõttu ei arene tal välja normaalne soolestiku mikrobioom. Mikrobiomi ja diabeedi seoste tuvastamine on aga alles algusjärgus ja seetõttu ei tea me täpselt, milline oleks see kõige õigem mikroorganismide kooslus. Ja tõenäoliselt ei ole tegelikult sellist üldse ka olemas, sest inimesed on ju erinevad ja see kõige parem kooslus on erinevate inimeste jaoks tõenäoliselt natukene erinev. Küll aga me teame hästi, et mida mitmekesisem on su soolestiku mikrobioom, seda tervem see tõenäoliselt on. Ja üks kõige kindlam ja lihtsam viis tõsta oma soolestiku mitmekesisust on tarvitada igapäevaselt selliseid fermenteeritud, hapendatud ja kääritatud toite, nagu näiteks hapukapsas, kimchi, jogurt, keefir ja muud sarnased. Kokkuvõtteks, teist tüüpi diabeet ei ole ravitav, aga selle tekkeriski saab oluliselt vähendada või seda isegi osaliselt tagasi pöörata, kui sa teed regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut. Ja ma pean siin silmas näiteks 2 korda nädalas aeroobset treeningut ja 2 korda nädalas lihastreeningut, mitte ühes kuus 1 korda aeroobset ja teises kuus 1 korda jõutreeningut. Kui sa viid oma toidus süsivesikute osakaalu miinimumi lähedale, kus juures täielikult tuleks loobuda kõigest, mis sisaldab lisatud suhkruid. Ja kui sa hoolitsed oma soolestikus elavate heade bakterite eest, süües iga päev hapukapsast ja jogurtit ja juues peale keefiri. Jõusaalis näeme!